Ciao YouTube, täna on natuke teistsugune video. Ma tahtsin rääkida sellest, et ma olen olnud väga-väga pikka aega kuskil faasis, kus ma reaalselt ärkan mingi kell 9 või 10, 11 reaalselt ülesse. Snuusin nagu iga hommik, scrollin TikTokke, esimese asjana hommikul. Kui lihtsalt üleüldiselt, ma olen nii kuidagi nagu lost olnud. Ja ma mõtlesin, ma alustan nii-öelda uuesti seda aastat. Või nagu mitte isegi seda aasta, vaid nagu üldiselt. Et alustan ühest nädalast. Ja see on nagu midagi, mis ma olen leidnud, et minu puhul töötab. Et ma ei suuda stikkida võib-olla nagu kohe mingi haigeta eesmärkidega mingi, ma ei tea, pool aastat järjest on ju, aga kui ma alustan nagu väikselt ja nagu gradually, nagu jõusaalis vaata, nagu sa ei hüppa kohe mingi 3 plaadi benchi peale, vaata. Ei, sa alustad nagu rahulikult, ma ei tea. Ja mul töötab nagu elus täpselt samamoodi kõik, et ma alustan järgmisest 4 asjast, mis ma siia kirja panin ja ma loetlen need siia ette teile ja ühesõnaga ma lihtsalt nagu dokumenteerin enda seda nii-öelda fucking lock-in erat. Vihkan seda sõna, aga nagu, ma ei tea, see on kõige nagu lihtsam viis edasi anda, mis ma mõtlen. Esiteks, number 1 asi on see, et ma ärkan iga päev hiljemalt kell 8 hommikul üles, hiljemalt. Ja peale seda 20 minutit, 0 ekraani, 0 telefoni, arvutit, mitte midagi. Ideaalne oleks see, kui saaks kohe päikesevalgustega, hetkel, nagu te näete, ma ei tea, suht üle poole päevast on selline pime, on ju. Hommikul ka nagu mingi päike tõuseb väga hilja, on ju, ehk siis seda kahjuks teha ei saa, aga see on nagu ikkagi nagu parem, kui sa telefoni ei puudu, on ju. Nii, teine asi on siis see, et ma journalin iga päev. Tegin seda mingi 2023 kuni 2024 nagu üli consistently. Siis mingi hetk sellest sai lihtsalt nagu, mul oli nagu eraldi märkmik ja siis sellest sai lihtsalt mu mingi note-taking asi, mis on ka nagu normaalne, mis on okei, aga nagu see jääb sisse by the way. Ma ei saa, ühesõnaga, miks ma ei oska öelda, oota, kui sa journalid, siis selle nagu eesmärk on see, et sa saad oma mõtted nagu välja enda peast, et su peas on lihtsalt mingi kinnis idee, on ju, aga sul on vaja kas sellest kellegiga rääkida, ise valjult see välja öelda või siis kirjutades üles, siis sa nagu näed, et kus need mingid lüngad on, kus on mingid vead, mis vajavad nagu parandust, on ju. Et kuna ma väga nagu ei suhtle teiste inimestega, mul ongi nagu mu trenn, mu tööasjad, mina ise, siis mul on väga kasulik selline asi nagu journalimine, holy fuck. Ja see jääb sisse, I don't care nagu. Siis one piece of content per day, ehk siis vähemalt 1 TikTok päevas, seda ei ole üldse palju, seda on väga fucking vähe, aga jällegi seda on rohkem kui see, mis ma teen praegu. Ehk siis ma alustan sellest, ma tean, et ma suudan seda teha, kuigi ma arvan, et see on nendest 4 asjast kõige raskem minu jaoks. Olla consistent sellega, et ma postitan iga päev. See on siis 3. asi ja 4. asi on see, et vähemalt 1 YouTube'i video nädalas, aga see ei lähe nagu kirja, see on nagu selline hästi raw, unedited lihtsalt. Ehk siis ma alustan nendest 4 asjast väga-väga lihtne tegelikult protokoll. Iga nädalaga ma hakkan seda natuke nagu adjustima, tegema võib-olla alguses natuke raskemaks seda, on ju. Aga eesmärk on ikkagi see, et ma suudan nagu selle ülesärkamise ja journalism, ma isegi ei hakka üritama, holy fuck. Ühesõnaga, nendest saaks nagu harjumus, et see ei ole nagu, et ma nüüd nädal aega teen, vaid ma tahan, et sellest tekiks harjumus. No ja obviously see nagu content'i tegemine, et üks video päevas on ju, see on tegelikult nii tehtav ja see on tegelikult lebo, aga see peab olema harjumus ja tegelikult peaks tegema mingi fucking 5-10 videot iga päev, aga nagu ma ei ole veel seal enda consistency'ga ja mul ei ole süsteeme veel selle jaoks, et nagu nii palju teha, on ju. Ehk siis see on, kust me alustame ja võib-olla paar inimest, kes seda videot vaatab, päriselt ka sai nagu inspiratsiooni ja päriselt võtab nüüd ka action'it. Need on minu mõtted täna ja natuke teistsugune video, aga mõtlesin, et jagan, olen transparent teiega ja ma ei lõika neid fucking imelikke kohta välja ka siit videost, ehk siis nautige. Näeme varsti. Tšau, kutid.